Maailmas kõneldakse rohkem kui 7000 erinevat keelt. Näiteks räägitakse selliseid keeli nagu surua keel, kvomtari keel, tandroi mahafali malagassi keel. Miks? Nagu ausalt, kas te lihtsalt inglise keelest ei ole kuulnud või? Palju lihtsam oleks, kui kõik räägiksid ühte keelt. No näiteks seesama inglise keel. Niikuinii läheb kõik inglise keele peale üle. Või kas läheb? Mis sina arvad? Kas tulevikus on ainult üks keel või siiski mitte? Ja kas millegi poolest võiks olla kasulik ka see, et on olemas selline keel nagu eesti keel? Kõigepealt, oled võib-olla kuulnud, et keeled saavad välja surra. See on nagu looma- ja taimeliikidega. Kui keegi enam mingit keelt ei kõnele, siis on see keel välja surnud. Näiteks meie eesti sugulaskeel, vadja keel, sureb tõenäoliselt kohe varsti välja. Sest seda kõneldakse Venemaal, kus enamik inimesi ei räägi vadja keelt. Ametlikult on alles veel paarkümmend vadjalast, kes veel oskavad vadja keelt, aga tööl või poes peavad nad rääkima vene keeles. Lapsed koolis vadja keelt ei õpi ja niimoodi on nad lõpuks sunnitud vene keelele üle minema. Sellist nähtust, kus ühe keele kõnelejad lähevad üle teisele keelele, mis on ühiskonnast kõrgemalt hinnatud, nimetavad keeleteadlased keelevahetuseks. No aga tänapäeval on Eestis ja igal pool maailmas üha rohkem inglise keelt. Filmid, arvutimängud, käid reisimas, suhtled teistes riikides elavate sõpradega. Kas siis varsti võib juhtuda nii, et kui me kõik vaatame Netflixist ingliskeelseid filme ja Fortnite'i mängime ka inglise keeles, siis lõpuks lähevad kõik inglise keele peale üle ja teised keeled surevad riburada pidi välja. Ja igal pool maailmas räägitakse siis ühte keelt. Lühike vastus on kusjuures ei. Ühest küljest tunduks muidugi ülemaailmne keel väga praktiline. Palju lihtsam oleks teisest rahvusest inimestega asju ajada, kui kõik räägiksid sama keelt ja saaksid üksteisest aru. Praegu ongi meil selline rahvusvahelise suhtlemise keel inglise keel. Selliseid keeli on ajaloos ennegi olnud. Näiteks keskajal oli Euroopas rahvusvahelise suhtlemise keeleks ladina keel. Kui Eesti munk tahtis suhelda oma prantsuse kolleegiga, siis nad vestlesid või kirjutasid ladina keeles. Samas, kui see Eesti munk rääkis kõrvalküla talupojaga, siis nad rääkisid eesti keeles. Aga rahvusvahelise suhtlemise keel pole päris sama, mis ülemaailmne keel. Ja tuleb välja, et keeleteadlaste arvates ei teki ühtset ülemaailmset keelt kunagi. Miks? No, ma toon sellise näite. Oled sa kuulnud mõnda šotlast inglise keelt rääkimas? Šotlastel oli vanasti oma keel, aga siis nad läksid inglise keele peale üle. Ja nüüd nad räägivad inglise keelt, aga väga tugeva aktsendiga ja mõnede sõnadega, mida inglased ei kasuta. Nii et see on mingis mõttes nagu eraldi keel. Täpselt sama juhtuks, kui ülejäänud rahvad läheksid inglise keelele üle. Inglise keel killustuks erinevateks variantideks, sest on lihtsalt väga keeruline hoida ühtset keelekuju nii paljude inimeste puhul korraga. Ka meie siin Eestis räägiksime sel juhul inglise keelest mingit Eesti varianti, mis meile siin oleks hästi arusaadav, aga näiteks indialase või mehhiklase jaoks oleks üsna raskesti arusaadav. Ehk siis esimene põhjus, miks ülemaailmset keelt ei tule, on see, et keel muutub kogu aeg ja mida rohkem inimesi keelt kõneleb, seda keerulisem on ühtset keelt hoida. Aga on ka teisi tegureid, mis ülemaailmse keele tekkimist takistavad. No näiteks meile siin tundub, et inglise keel domineerib igal pool. Aga tegelikult enamik inimesi maailmas ei oska inglise keelt. Ja on olemas ka teisi väga suuri keeli, näiteks hiina keel või hispaania keel. Nende keelte oskajaid on maailmas nii palju, et nad ei näe enamasti vajadust inglise keelt osata. Mis sa arvad, mida hiinlane sulle vastaks, kui sa tuleksid tema juurde jutuga, et ülemaailmne keel võiks olla inglise keel, mitte hiina keel? Üldsegi, kas ülemaailmset keelt on enam tegelikult vaja? Tänapäeval on meil ju igaühel telefonis tehisintellekti rakendused, mis suudavad reaalajas tõlkida mis iganes keelest, mis iganes keelde. Ükskõik kas hääle järgi, pildi pealt või kuidas iganes. Nii et pole hullu, et hiinlane ei oska eesti keelt ja mina ei oska hiina keelt. Mõlemad saame rääkida oma emakeeles ja tehisintellekt aitab meil üksteisest aru saada. Aga võib-olla kõige olulisem põhjus, miks ülemaailmset keelt ei teki, peitub selles, et keel on sageli seotud kuuluvustundega. Inimese aju on niimoodi ehitatud, et meil on vaja tunda, et me kuulume mingisse gruppi. No näiteks, et fänname sama jalgpallivõistkonda, käime selle mängudel, kanname fännisärke. Ja üks väga levinud tunnus, mille alusel sellised kokkukuuluvad grupid tekivad, on emakeel. Et kõik, kes räägivad eesti keelt, tekib kuidagi teistsugune tunne nendega, et nad on nagu rohkem omad. Näiteks ma oskan inglise keelt ja veel mitut võõrkeelt, aga kui tuleb mingi ameeriklane ja ütleb mulle howdy, siis tore, howdy to you too, aga ei teki nagu sellist sooja tunnet, et oma inimene. Kui me kuulume ühte gruppi, siis meil on tavaliselt ka ühine kultuur.
ja kultuur on paljuski seotud keelega. No näiteks Eesti kultuuri juurde kuuluvad ka sellised naljad, millest ainult meie aru saame. Näiteks ei saa teistesse keeltesse otse tõlkida sae pekki või tõmba uttu või mul savi või mis sa paned mulle puid alla. Keel on väga tugev vahend kokkukuuluvuse tekitamiseks, sest see ümbritseb meid ju kogu aeg. Me kuuleme seda, me loeme seda, me isegi mõtleme keele abil. Ja seetõttu öeldaksegi, et keel on osa meie identiteedist. Ehk siis lihtsamalt öeldes, inimesed tahavad olla näiteks eestlased või hiinlased või prantslased. Nad tahavad kuuluda mingisse eristuvasse gruppi, olla osa mingist kultuurist. Ja selline kuuluvusvajadus on üks põhjuseid, miks teadlased arvavad, et kogu maailm ei lähe inglise keele peale üle. Heaks näiteks on see, et kuigi me elame ajastul, kus inglise keel tuleb telost ja Netflixist ja kust iganes pidevalt peale, siis oma keelte uhkusega rääkimine on Euroopas üha populaarsem. Näiteks Suurbritannias on selline osa nagu Wales, kus vanasti rääkisid kõik Walesi keelt ehk kõmri keelt, aga vahepeal on enamik inimesi inglise keele peale üle läinud. Kuid viimasel ajal on jälle kõmri keele kasutamine kasvamas. Waleslased leiavad, et on lahe seda rääkida. See keel on peaaegu nagu surnust tagasi tulnud. Sama lugu on ju ka Eestis. Näiteks on hakatud rohkem rääkima võro või seto keeles. Värskas avati isegi setokeelne lasteaiarühm. Ja samamoodi tahavad inimesed jälle rohkem rääkida ka näiteks friisi, baski või saami keelt. Kusjuures heal tasemel inglise keele oskamine ja oma emakeele kasutamine ei pea üldse olema vastuolus. Ei pea valima, et kas üks või teine. Teadusuuringud kinnitavad ka seda, et inimesele mahub pähe korraga mitu keelt, ilma et need üksteist segaks. Pigem isegi aitab erinevate keelte oskamine nende kõigi kasutamisele kaasa, sest erinevate keelte rääkimine on ajule treening, umbes nagu sudokude lahendamine. Ja mida tugevamaks nii-öelda see keelelihas meil ajus on treenitud, seda osavam kõneleja ja kirjutaja inimene on kõigis keeltes, mida ta oskab. Ja muidugi, kui sa oskad mingit keelt, mõistad sa paremini ka selle keelega seotud kultuuri. Ja muide, kui inimkond räägib erinevaid keeli, on see tegelikult kasulik. Kui me kõik räägiksime ainult ühes keeles, siis me oleksime üsna ühesugused. Aga selleks, et meil tuleks uusi ideid, et me oskaksime paremini leiutada uusi tehnoloogiaid või lahendada ülemaailmseid probleeme, nagu ma ei tea, vaesus, kliimamuutused, siis on kasulik või lausa vajalik, et me oleksime erinevad. See on teaduslikult tõestatud, et näiteks linnades, kus elab rohkem erinevaid inimesi, noori ja vanu, naisi ja mehi erinevatest kultuuridest, erinevate taustadega, siis seal luuakse ka rohkem uuenduslikke ettevõtteid ja tehakse rohkem uudseid avastusi. Seesama kehtib ka kogu inimkonna kohta. Mida mitmekesisemad, sealhulgas keelte poolest mitmekesisemad me oleme, seda rohkem leidlikkust ja seda parem meie elu lõpuks on. Muuseas, keeleteadlased on tähele pannud, et keel on nii tihedalt seotud mõtlemisega, et võib-olla on iga keel nagu eraldi mõtlemise viis. Näiteks olete märganud, et inglise keeles, aga ka vene, prantsuse ja paljudes teises keeltes ei saa öelda lihtsalt tema, vaid peab kindlasti teadma, kas tegemist on mehe või naisega, he või she. Eesti keeles ei ole sugusid ja võib-olla see mõjutab ka meie mõtlemist. Meie jaoks on kõik inimesed. Vahet ei ole, mis ja kuidas ta seal püksis on. Kas see nii otseselt on, selles osas on muidugi keeleteadlased juba oma 100 aastat vaielnud. Võid otsida selle kohta märksõnaga keelelise relatiivsuse hüpotees. Aga kui see loogika kehtib, siis on eesti keelt ja kõiki teisi keeli vaja kas või selleks, et maailmas oleks rohkem erinevaid mõtlemise viise. Jällegi selleks, et inimkond oleks võimeline leidma probleemidele uudseid lahendusi. Mis oleksid siis 2 peamist mõtet, mida siit videost kaasa võtta? Esiteks, miks ei saa ühtset ülemaailmset keelt tõenäoliselt tekkida? Sest ühtne keel killustuks ikkagi variantideks, sest seda oleks raske hoida. Maailmas on suuri keeli, mille kõnelejad ei jõuaks omavahel kokkuleppele. Tänu tehisintellektile saavad eri rahvustest inimesed suhelda ka üksteise keeli oskamata. Ja inimesed tahavad kuuluda eristuvatesse gruppidesse, ehk siis keel on rahvusliku identiteedi osa. Teiseks, mille poolest on kasulik, et maailmas on palju erinevaid keeli ja ka näiteks selline tore keel nagu eesti keel? Sest mida erinevamad me oleme ja mida rohkem erinevaid keeli on olemas, seda rohkem uusi ideid ja lahendusi, et meie kõigi elu paremaks teha. Ja saamegi lõpetada selle tõdemusega, et tänu eesti keelele on maailm parem paik. Nii et rääkige, kasutage ja õppige eesti keelt ning õpetage seda teistelegi. Aitäh vaatamast, ära unusta vajutada telli ja kohtume järgmistes videotes.